poodium või võit. Ja kas tuul võib ka tulla selliseks probleemseks täna või pigem mitte? Oleneb tegelikult. Pigem mitte, ma arvan. Läks hästi, enesetunne oli hea ja jalad olid ka täitsa enam-vähem. Kas sõitsite rohkem grupis või üksi või kuidas see konkurentidega oli? Konkurente seal grupis, kus ma sõitsin, seal ei olnud, aga enamasti sõitsin ainult grupis. Pigem eelmine nädal, kui sõbrad käid läbi sõitmas, siis tundus, et rada oli hullem, pehmem. Ja tundub, et see vihm, mis siin oli raja paremaks teinud, nii et ma olen rahul, et ma ikka gravel rattaga tulin. Täna siis avavõistluse võit, et kuidas sõit sujus? Jah, õnneks läks kõik plaanipäraselt, et sai võidu kätte, et eks algus segati natukene kaarte, kui mindi kolmekesi eest ära, aga õnneks jah, saime pundi kokku ja püüdsime esimesed 3 inimest kätte ja siis juba tegime ilusti tööd kuni lõpuni. Ja kuidas sul on siis ülejäänud sarja suhtes plaanid, et kas näeme siin teistel etappidel samuti sõitmas? Jah, eks ma üritaks võimalikult palju etappe sõita, et see aasta välismaale pole mingit plaani minna, et üritan võimalikult palju Eesti kalendrit ära kasutada. Super, aga palju õnne sulle veel kord ja edu järgmistel etappidel! Kristel, et tänase sõidu hõbemedal sulle kaela, et kuidas siis tänane sõit kulges, seda enam, et me näeme tegelikult ju sind rohkem maantee peal kui siin maastiku peal? Ja, üle pika aja Estonian Cupi stardis ja graveli sõidul üldse on nüüd esimest korda. Väga lahe kogemus oli, väga raske. Terve sõit lihtsalt punases andmine meestega, see oli jube. Ja täna ilmselt oli, ma arvan, kõige raskem see tuul, et avatud kruusateed, et päris raske oli. Aga kuidas on järgmiste etappidega, kas me näeme sind ka ülejäänud sarja etappidel? Täitsa võimalik, ma pean veel mõtlema, aga suure tõenäosusega võib näha. Ma ütleksin, et päris menukas ikka, et alguses oli päris kiire hoog sees seal koos Kiskoneniga ja ühe teisega, et ma ütleks, et ma ei oodanud sellist kiire minekut alguses ja kuni lõpuni oli üks parimatest sõitudest, mida ma olen teinud. Võib-olla see, et esialgu
kolm meest panid eest ära ja said päris pika vahe sisse, et millega nagu mina küll ei olnud arvestanud, sest ma veel siin heinamaa peal vaikselt ajasin juttu teistega, kui osad olid juba täpiks tõmbanud kaugele, et neid tuli püüda üle 20 kilomeetri, enne kui me need kätte saime. Ja siis teine raskus oli see viimane 100 meetrit, kus ma olin juba liiga tühi, et ma olin selle mäefiniši peale, mis oli 100 meetrit enne seda, kõik padrunid ära pannud ja siis mul enam nagu jaksu ei olnud, et Kirilli vastu saada. Kui me sellise esimese lammutava lõigu peale saime, kus siis suur punt ära lõhuti seal asfaldit maha keerates, siis ma ise vajutasin gaasi põhja, saime 4 põhimõtteliselt kõige tugevam mehega siis eest ära. Ja siis ma teadsin, et meil on piisavalt nagu püssirohtu, et need esimesed 3 meest kinni püüda. Ma küll ei teadnud, kes üks mees nendest 3 on, siis ma eeldasingi, et seal 2 mehe jalad on ainult seal ees. Et 4 2 vastu nagu nii